Tere kõigile, räägin teiega Strasbourgist. Minu selja taga on tühjaks jäänud Euroopa Parlamendi plenaaristungite saal. Käib tänase päeva viimane hääletamine ja tegelikult ongi selle nädala plenaaristungite päevakord läbi. Jah, me oleme Strasbourgis, Prantsusmaal, kus maskide kandmine kohustus on endiselt jõus. Eile küll leevendati õues viibimise piiranguid, et õues võib olla nüüd ka kauem kui kella 9-ni, aga kohvikud on veel pooltühjad, nii et linn ei ole tulnud tagasi oma tavapärasesse töörütmi. Ilmselt võtab see aega ja loodetavasti järgmine kord, kui me tuleme Strasbourgi juulis, on pilt juba vilkam, rõõmsam, lõbusam ja tänavatel liigub rohkem inimesi. Millised olid siis olulisemad teemad sellel nädalal? Esiteks andis parlament lõpliku heakskiidu Euroopa Liidu digitõendile, mis peaks nüüd kehtima hakkama 1. juulil, mis peaks muutma lihtsamaks reisimise ja mida väljastatakse 3 kategooriale inimestest. Esiteks nendele, kes on läbinud kogu vaktsineerimise kuuri, teiseks nendele, kes on teinud 72 tunni jooksul negatiivse testi ja kolmandaks nendele, kes on viimase poole aasta jooksul haiguse läbi põdenud. Nii et COVID-19 tõend on parlamendi heakskiidu saanud, edasine sõltub juba liikmesriikidest. Ja kordan üle ka selle, mida olen rääkinud varem. Euroopa Parlament andis kaasa selle seadusega ka 100 miljonit eurot, et vähendada testide maksumust, et mitte neid täiesti vabastada maksust. Testide tegemine on kallis. Ja kui arvatakse, et takistuseks saavad riikide poolt kehtestatud nõuded, siis tegelikult saab reisimisel takistuseks paljudele ka test, kus maksta tuleb 50, 60, 70 või rohkem eurosid. Nii et Eesti Vabariigi valitsus, tehke midagi, kasutage palun seda raha targalt, mis Euroopa Liidu poolt on eraldatud, et testid oleksid kas täiesti tasuta või minimaalse tasuga. Pikk arutelu käis ka intellektuaalse omandiõiguse üle, mis puudutab pandeemiaga seotud ravimeid, vaktsiine ja üldse farmakoloogilisi tooteid. Jutt oli sellest, kas peaks ajutiselt intellektuaalse omandiõigused ära võtma või külmutama, et vaktsiinid ja rohud oleksid kättesaadavad enamatele farmafirmadele. Et neid saaks toota teistes riikides, teistes firmades, et sellega kindlustada paremini kogu maailma elanikkonda nii rohtudega kui ka vaktsiiniga. Vaidlus oli terav, aga peale jäi seisukoht, mida toetasid ka sotsiaaldemokraadid, et ajutiselt tuleks intellektuaalse omandi õigused külmutada, teha vaktsiinid kättesaadavaks ja mitte ainult lõpp-produktina, vaid ka kõik need komponendid, mis on vajalikud rohtude vaktsiinide väljatöötamiseks. Ja kolmandana parlament otsustas minna komisjoni vastu kohtusse. Kui komisjon ei hakka täitma kohustusi, mida ta on endale võtnud, ja see tähendab õigusriigi põhimõtete järgimist. Ehk aeg on hakata rahaliselt karistama neid riike, kes ei täida õigusriigi põhimõtteid. Jutt käib eelkõige Poolast ja Ungarist ja komisjoni siiamaani suhteliselt saamatust ja jõuetust tegevusest. Nii et parlament pani komisjoni fakti ette, te kas hakkate lähiajal tegutsema või me läheme komisjoni vastu kohtusse. Selline oli see nädal Strasbourgis. Ma soovin kõigile ilusat päikeselist nädalavahetust. Olge terved ja järgmine kord juba räägime Brüsselist.